Härra peaminister, Eestis on praegu usalduskriis poliitiline ja see on reaalne diagnoos. 8 kuud tagasi astusite te peaministri ametisse ja mõõdukat optimismi väljendus nii avalikkus kui ka ajalehed oma juhtkirjades, lubades kindlustunnet. Nüüd tänaseks oleme paraku saanud enesesüüstamise ja hävitava diagnoosi kõigi 3 senise valitsuspartei ministritelt selle valitsuse 8 kuule. Juhtimise puudumine, otsuste langetamise suutmatus, majandusvaenulik poliitiline agenda, kriitiliste julgeolekuotsuste mitte langetamine ja realiseerimine. Ja see on väga murettekitav pilt. Tagasiside puudumine ühiskonna ootustega ja vajadustega. Ja selles kontekstis ongi Eestis usalduskriis süvenenud. Te olete asunud kõnelema ka täna kõrgstiilis sellest, et majandus on hakanud kasvama. Ma juhin teie tähelepanu, härra peaminister, Swedbanki analüüsile, et 1,2% majanduskasv Eestis 4. kvartalis tulenes enamikus maksudest, mida teie valitsus kehtestas võrdlena 23. aasta 4. kvartalina, ning teiseks sellest, et ühes sektoris rahvamajanduses kasvas sisetarbimine. Ja kas teate, härra peaminister, mis sektor see oli? Transport. Ehk Eesti inimesed ostsid kokku tuhandeid ja tuhandeid autosid enne automaksu. See on tegelikult teie majanduskasvu parameeter, mida te praegu eksponeerite. Enesestmõistetavalt maksutõusudel rajanev majanduskasv ei ole jätkusuutlik. Te kõnelete sellest, et te asute nüüd langetama makse. Lubage naerda. Teie enda läbi surutud, mida härra Hans Schmidt nimetas maksupalaganiks, tulemusena tõusevad meil sellel aastal käibemaks, jõustunud on automaks, jõustunud on maamaksu tõus, ees seisab tulumaksu tõus ning kõigi aktsiiside tõusud. Ning kõigi nende maksude koosmõjus võetakse Eesti inimestelt üle miljardi euro rohkem maksuraha. Inimeste tegelik ostujõud ja selle läbi ka elukvaliteet sellel aastal langeb. Teise asjana te kõnelete uuesti bürokraatia vähendamisest. Aga härra peaminister, te korra juba olete Eesti rahvale valetanud selle koha pealt. Kui Riigikontroll paljastas, et teie kõneletud 123 miljonist eurost valitsemiskulude vähendamisest, mida te lubasite 2025. aasta eelarves, on tegelikult saanud hoopis valitsemiskulude 155 miljoni eurone tõus. Kõige suurema naljanumbrina, mu armas peaminister, te kõnelesite eile oma makstud reklaamides sellest, et eile saabus Eestis selgus energeetikas. Lubage naerda. Suuremat segadust Eesti pikaajaliste energiasihtidega kui teie valitsuse viimaste nädalate jooksul langetatud mitteotsused, poolotsused ja läbipaistmatu agenda ei ole olnud. Ja see on konsensuslik seisukoht ekspertide, ettevõtlusorganisatsioonide poolt. Nüüd, kui me vaatame selles olukorras perspektiivi, siis paraku tuleb tunnistada, et väited maksurahust, väited bürokraatia vähendamisest, väited sellest, et energeetikas on saabunud selgus, et need sisupoliitilised väited on osutunud valedeks. Ja need samad mehed ja naised, kes on iseenda süüstava kriitikaga läbi kukkunud viimase 8 kuu jooksul. Ja mida tähendab see läbikukkumine? See tähendab seda, et Eesti on kaotanud vägagi kriitilises objektiivses olukorras 8 kuud. Et need samad mehed ja naised tahavad jätkata, andes uusi lubadusi, kuid teie varasemad lubadused on osutunud valeks. Te poete praegu selle taha, et te pole saanud 2/3 parlamendi enamusega. Eesti vabanemisjärgse parlamendi kõige suurema koalitsiooni erikaaluga ei ole suutnud, osanud või tahtnud viimase 8 kuu jooksul riiki juhtida. Kuid nüüd kavatsete seda teha, esitades uue paketi lubadusi. Reformierakonna poliitikud on üllatunud ja küsivad, kas siis Isamaa ministrid ei tahagi ministrikohti? Ministrikohad on ju magusad kohad, te saate võimule. Vaadake, härra peaminister, see on Eesti poliitikas tõepoolest tavatu,
et üks erakond ütleb, et ta lihtsalt ministrikohtade nimel ei jookse. Kuid sellesse valitsusse, härra Michal, minnes ma ei oleks aus iseenda, ei oleks aus ka teie vastu, aga ennekõike Eesti rahva vastu. Et lihtsalt kujutada ette Isamaad teie senise poliitilise agenda legitimeerijana ja pikendajana. Ei, see oleks vale tee. Ja see võtaks Eesti inimestelt ära ka käsitluse põhimõtteliselt teistsugusest poliitilisest juhtimisest, muutusest ja alternatiivist. Inimesed said juba petta 2023. aasta valimiste järel ja teist korda Eesti inimestel seda petmist üle elada me Isamaa ei kavatse. Me anname heatahtlikult opositsioonist oma soovitused valitsusele. Eile ma muide, härra peaminister, informatsiooniks andsin ka ettepaneku ettevõtlusorganisatsioonide poolt lükata edasi kestlikkusaruannete süsteem. Ma loodan, et valitsus on võimeline sellega tegelema. Kuid lähtekoht on üks ja selge, härra peaminister. Eesti on poliitilises ummikseisus. Et tänane poliitilise juhtimise kvaliteet ei vasta Eesti inimeste, Eesti ühiskonna vajadustele ja ootustele. Ja selles poliitilises kriisis me ei vaja mitte veksleid, lubadusi, mis on osutunud valedeks teie valitsuse 8 kuu jooksul. Ja selles olukorras minu objektiivne soovitus teile, härra peaminister, on: pange see amet maha. Ja teiseks, ma arvan, et see on koht, kus poliitilised jõud peavad tõsiselt vaatama tulevikku tänasel päeval ja laiemalt avalikkusega arutades otsima seda teed, kuidas ühiskonnas on võimalik taastada usalduse raskuspunkt ja Eestis on võimalik saavutada muutus, mis vastab ühiskonna huvidele. Ja ma tuletan teile meelde ka seda, kõneledes julgeolekust ja riigikaitsest, siis kahjuks ma vaatan murega, et kui kõneletakse siin 1,6 miljardi euro täiendavast moona soetamisest ja valitsuse senisest poliitilisest tahtest, ka siin me näeme paraku mida? Me näeme otsustusvõimetust. Kahjuks on suudetud hankesse pöörata minu informatsiooni alusel vaid veidi üle 100 miljoni euro, mis puudutab hanget niinimetatud loitering moona soetamiseks. Et ka selles kõige kriitilisemas väliskeskkonna ohuteguris, millega meie rahvas silmitsi on paraku valitsus osutunud teie juhtimisel, härra Michal, jõuetuks. Eesti ei saa olla kehva poliitika katselabor. See on aus diagnoos. Aitäh.